Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Me oleme Pärnu jõel, mis selle nädalavahetusel oli siis jetisõitjate paradiis. Algamas on nii Eesti kui Balti meistrivõistluste etapp ja kohal on külalisi 5 riigist, kohal on ka maailma meistrivõistlustel nime teinud mehi. Tere tulemast mootorite maailma! Freetime Racing Cup oli vaatemängulise jettide rajasõidu Eesti meistrivõistluste 3. ja Balti meistrivõistluste 2. etapp. Hooaeg algas Harkujärvel, vahepeal mõõdeti võimeid Valklas ja nüüd oli kohtumispaigaks Stingray baas Pärnu jõel. Nagu pildilt näha, paremaid võistlustingimusi kui seekord oleks raske välja mõelda. No, lisaks sellele, et sõidad, sa pead hoolitsema ka selle eest, et võistlustel kõik sujub. Ja selles mõttes, et ise peakorraldaja ja vaatan, et üritus ka kõik toimuks, et eks see pinge ka on, et eks kogu aeg vaatad üle õla, et kas poid on alles ja püüad võidusõitu sõita ja et võistlejad kõik rahul oleks ja kõik õnnelikud, et kordaminek on kõige tähtsam. Teil on programm nii pikk ja klasse nii palju, et päev läheb ikka päris pikaks. Eks ta siin õhtuni läheb jah, eks vaata, kõik tahavad mingeid karikaid ju saada. Kõik on igasugused imeaparaate endale ostnud ka ja ega siis keelata ei saa, lõsad siis saavad. Sa oled rohkem motocrossi ja enduro taustaga, et kuidas sa võrdled, kus on koormus suurem? Ega ei saa öelda, et siin vähe on, aga eks ta siin on ikka niisugune hetkeline. Et pead jälle tähelepanelikult vaatama ja eks see, ütleme, siin see maastik on nagu ettearvamatu, ikkagi lained ja sa ei tea, kuhu ta siin visata või. Eks ta selles mõttes siin võimlemine siin on ja sadulat ka ei ole kuhugi istuda ka teha. Häda kogu aeg sellega teha. Võistlusklassid jagati laias laastus 2, seisvad ehk ski ja istuvad ehk runabout jetid. Samas toimus eraldi arvestus rohkem kui 10 klassis. Peeti 3 sõiduvooru, mis kõik läksid ka arvesse. Päev varem oli maha peetud Eesti meistrivõistluste avaetapp Enduros, kus ski GP-klassis edestas kõiki rohkem kui ringiga Martin Männi, kelle selja taga hõivasid järgmised poodiumikohad lätlased. Runaboutidel sai Enduros võidu Margus Keskküla, järgnesid Janno Kraak ja Mikk Allas. Oli ütlematagi selge, et Freetime Racing Cup oli selle suve suurim ettevõtmine. Isegi võib öelda, et mitte ainult Eesti, vaid ka Baltikumi suurima võistlusega on õnnestunud seekord siis selline korda saata. Et rahvast on tõesti tulnud ikka arvestatavalt. Klasse on palju, osavõtjad on palju, kuidas te seda kõike kontrolli all hoiate siin? Eks ta algul on raske vedama saada, aga kui kõik asjad tööle saab, et mis siin ikka keerulist, ega need võistlused on ennegi korraldatud ja peab hakkama saama. Milliste klasside vastu kõige suurem huvi on? Kindlasti täna GP-klassid on meil tugevad, aga runa GP-pillidega on nii nagu on, et meie oludes ei jaksa ikkagi keegi ehitada ja kui keegi teeb, siis nad ei ole nii töökindlad ja täna ikkagi Eesti ja Balti tase pigem rõhk on ikkagi stock-klassidel ja sellistel, kus on rohkem originaalpillid, et mitte väga palju sinna raha kulutada ja neid üles pussida neid pille, et nad rohkem kestaksid. Tehnilised tingimused on ISPA reeglite järgi paika pandud, et lihtsalt tuleb neid asju jälgida ja siin maailmas vähe ringi käia, siis teab täpselt, mida tehakse ja mida üritatakse teha. Skiklassides olid alustajateks noored ja rajal olid ka tüdrukud. Vanemas klassis eestlased esikolmikusse ei jõudnudki. Noorematest võitis Mattias Reinaas, 3. oli Mattias Siimann. Ski-stock ja light-klassides näitas suurepärast tehnikat juunioride Euroopa meister Martin Männi, kes kõigis 3 sõiduvoorus jättis venelase juunioride maailmameistri kaugele selja taha. Sealjuures sõidu algus oli mõlemal üsna krobeline, teineteist jälgides magati õige stardihetk lihtsalt maha. Aga kulus vaid paar ringi ja jõudude vahekord oligi selge. Kindel võitja Martin Männi ja teine Anatoli Voisnejev. Päris kindlasti on alles 13-aastane Saku Nooruk Eesti selle spordiala üks tulevikulootusi. Martin, räägi 2 starti järjest. Kuidas sa vastu pead? Lihtsalt pole midagi rasket. Päevas on ikka kokku 6 starti. Peale seda on natuke läbi selge ja jalad, aga 2 starti on niimoodi okei veel. Ma arvan, lõpus võib raskeks minna, aga
Aga mitu hooaega sa tõsiselt trenni oled teinud? See on äkki 4. hooaeg praegu, kus ma võistlen. Üks hooaeg enne lihtsalt midagi sõitsime, siis võistlustel ei käinud, aga nüüd 4. hooaeg praegu käib. Sa oled proovinud ka muid tehnikaalasid, et kas nüüd oled leidnud õige ala endale või? Tundub küll nii, jah. Teistes alades ei läinud nii hästi või ma ei tea. See on kuidagi siuke, endale meeldib ja kõik on mõnus siis. Mis siin kõige määravam asi on, et sul see sõit hästi välja tuleks? Ilmselt praegu siin Jeti lõppkiirus loeb väga palju ja tehnikat peab ka endal olema, muidu ei tule. Täna siin jätsid 2 aasta taguse maailmameistri selja taha? Jah, ta on kindlasti kiire, aga tal läks ka start halvasti ja meil on varem ka palju koos sõitnud ja tegelikult eks ta oskab sõita küll. Hea on ikka teda võita ja siukseid endi. Enestunne on mõnus. Venelaste parimana Tooli Vosnejev esikohata siiski ei jäänud. GP-klassis võitis küll 2 vooru lätlane Janis Uusars, kes otsustavas sõiduvoorus aga ebaõnnestus ja nii ta lausa kinkis võidu venelasele. Tubli 3. koha sõitis lõpuks välja Hendrik Pindmaa. Kõige rohkem osavõtjaid oli ski beginners klassis, kus esikolmik oli Sander Lõhmus, Sander Siimann ja Marko Kanarbik. Gentleman klassis oli parima eestlasena Marek Kadak 4. Rannapuut stokk-klassis oli meil välja panna 2 spordialal. Kardis ja vormelisõidus varem Eesti tipus olnud mees Anton Pankratov, kes viimased 6 hooaega on suuri tegusid teinud Jetil, värskem saavutus Austriast Euroopa meistrivõistlustelt toodud hõbemedal. Anton, sa oled sõitnud kardis, oled sõitnud vormelit ja nüüd oled jõudnud siia Jeti peale. Jah, nii ongi, et umbes 11 aastat sõitsin autospordis ja nüüd juba 6 aastat sõidan Jetiga. Tundub, et näovergelt sa oled nii lõbus, et see tegid õige valiku või? Ja, nii ongi, et esialgselt oli väga raske. No, esimene sõiduvoor on läbi ja ega sul konkurenti eriti ei pakutud? Ei, no on ikka konkurendid, konkurendid on alati, no. Aga jah, võitsin esimese sõitu ja veel 2 jäänud, ehk siis vaatame. Mis nüüd järgmine eesmärk on? Järgmine eesmärk maailmameistrivõistlus oktoobris Ameerikas ja seal samamoodi pean vähemalt top 3 saada, aga loodan, et võida, ehk siis vaatame. No ja millijaks see Pärnu võistlus sulle praegu siin on see treening või on see ikka ka võidusõit? See on praegu see on juba rohkem treening, et proovime Jetiga igasugused varuosad, muud variantid. Sa ei kahetse põrmuga, et sa veemotosse tulid? Ei, tegelikult mitte ja mulle meeldib, see on alati päike, alati vesi, mulle meeldib siin ja ma sõidan igal aastal Ameerikasse võistlema, Taisse, Dubaisse ja nii edasi, et selles mõttes mulle jetisport meeldib palju rohkem kui autosport. Pärnu jõel võitis ta ülekaalukalt kõik 3 vooru, näidates suurepärast kiirust kohe stardist alates. Kaksikvõidu kindlustas eestlastele Andres Lutt. Rannapuut NA-klassis võitis kindla esikoha Valeri Trujevtsev, kes on varem kindlat kätt näidanud ATV sadulas. Beginnersit arvestes sõideti 2 vooru ja mõlemal korral oli parim Jürgen Lemming. Kokkuvõttes kujunes kuu võistluspäev pikaks ja väsitavaks, samas pakkudes rahuldust nii sõitjatele kui pöidlahoidjatele. Siin on praegu 5 riigi sõitjad on Pärnu jõel. No jah, pigem siin võiks olla veel rohkemgi, aga millegipärast Leedust ei ole tulnud kedagi ja ka soomlasi tegelikult tuli oluliselt vähem, kui pidi tulema. Aga sellegi poolest me ei saa nuriseda, et ma usun, et me oleme 2-kordistanud kindlasti selle aasta teiste võistluste võistlejate arvu. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.